Tere tulemast Vanapaugu põrgu kööki ja suvi hakkab vist läbi saama. Juba kohati lubab lund ja noh, jah, nii hull vist Eestis asi ei ole, aga seal põhja pool kindlasti. Ja kellel on veel grillimised tegemata, sellised, et ta ei ole nagu õiget elamust saanud. See liha grillimine, šašlõkk, kanakalkun, jaanalind, krokodill, mida iganes. Aga tähtis on see, et mul on jälle tehtud üks avastus, käisin küll seal Iiri patendiameti ukse taga, aga uks oli lukus. Mina kahtlustan seda, et nad krantsid aknast näevad, kui ma tulen. Ja siis nad helistavad kohe turvamehele ja turvamees, kes seal ukse taga seisab, tema keerab ukse lukku. Koputa, mis sa koputad? Ta on vait nagu sukk. Kuigi see võrdlus ei ole vist kohane, sellepärast, et ma ei ole kuulmas kuskil trehvanud, neid sukkad räägivad. Sokid on küll vait ja põlvikud. Võtta sukkade kohta ei tea, sest sukki ma ei kanna. Viimati ma kandsin sukki siis, kui ma olin lasteaias. Ja seda ka käsu peale. Hea küll. Vaata, asi on selles, et see on minu viimane avastus, see on mul järgi proovitud ja ära ka söödud. Muidu ma teile ei julgeks seda soovitada. Aga kuna ma tean, mis asi see on, siis ma julgelt soovitan ja just nendele inimestele, kes armastavad selliseid teravaid elamusi. Vaata, siia on nii terav elamus tuleb, et vaata, et näppu ei lõika. Ühesõnaga, siia ma segan ühe sellise, ta on marinaad ja samal ajal ta on kaste ja samal ajal on ta ka maitse tugevdaja. Nii, et kõigepealt ma räägin siis, mis ma siia panen. Siia ma panen Worcesteri kaste. Siia ma panen Hmelissuneli. Siia ma panen vedeltšilli. Siia ma panen veel tilk on järgi küüslaugupasta. Siia ma panen terasinepp. Siia ma panen Itaalia õunaäädikas ja mille järgi kvaliteetse õunaäädika ära tunneb, kohe kindlalt ütlen, ära osta sellist õunaäädikat poest, mis on täitsa selgeks. Selge, et seal ei ole mingit sagu ega põhjas mingid hälbeid ei uju. Too on pastoriseeritud ja temal on kõik kasulikud omadused on sealt välja keedetud. Nii et kui pudeli põhjas sellist sagu ei ole, siis pane too pudel riiulisse tagasi. Edasi läheb siia hiljutine avastus steegikaste. See on Lidlist, võite Lidlist küsida. Ja viimane, kõige tähtsam on see on ploomimoos. Kõva mees, ära siin öelda ja ette lugeda. Nii, ja sellest alustangi. Loomimoosi panen siia 4, mul on selline dessertlusikas. 1, 2, 3 ja 4. All right. Ja nüüd hakkan siia laduma. Teelusika täis Worcesteri. Mul on tilkade järgi, näed, siia läks 16 tilka. Worcester on pandud. Edasi, teelusika täis Hmelissuneli. Pandud. Edasi, vedeltšilli. Dessertlusika täis. Edasi. Küüslaugupasta, pool teelusikatäit. Mul on hästi väike teelusikas ja sellest panen ka veel pool. Vaata. All right. Edasi. Sinepp. Terasinepp. Teelusikatäis. Okei. Steegikaste.
dessert lusika täis. Ma ei hakka lusikat, mul on siin all, hea küll, nii, korras. Ja kõige lõpuks õunaätikat, dessert lusika täis, selle peab lusikaga mõõtma. Nii. Ja vaata, see on nüüd see asi. Selle segame kõik kokku. Ja sellest tuleb selline kaste marinaad. Vaata, seda sa võid isegi, tead mis teed? Kui sul on leib ja sul on sink, mis sa Aukalaada pealt ostsid ja sul ei ole kodus võid, siis mina ütlen sulle, see võib ka sai olla. Ei pea leib olema. Lõikad ühe kääru või tavaliselt on juba viilutatud ja seda paned sinna kääru peale. Ja sinna üles kõige tippu paned selle singiviilu ja tead, mis asi on? Vaata, oled sa näinud kokasaateid, kuidas kokad kiidavad oma tööd? Noh, nad võtavad niimoodi umbes aga tead, mis nüansid siin on? Nägid vahet? See vahe on mõõtmatu. Ja nüüd tuleb see asi, kuhu ma seda kasutan. Kael, siin on mul kukekäigu osad. Kukekäigu osadega on selline asi. Need on vaja eelnevalt ära pitseerida. Tead, mis tähendab pitseerimine? Pitseerimine tähendab seda, kui sa paned ta kuuma õli sisse ja et need mahlad sinna ilusti sisse jääksid, siis ümberringi teed tema krõbedaks. Kui tema on krõbedaks saanud, vaata, siis on see asi. Kui tema on krõbedaks saanud, siis jäävad need mahlad siia sisse. Ja enne kui sa seda hakkad praadima, tuleb sul sellised, vaata, näed, sellised üleliigsed värgendused tuleb ära lõigata. Sellepärast, et nendest pole midagi kasu ja siin on veel neid sulgi ja kanala ülejääke. Et jääb sisse, näed, siin on siin otsas veel, ripendab, et need lõikame ära ja paneme selle kõrvale. See on vaja soolaga siis sisse määrida natukeseks ajaks. Nii, ütleme siit seda nahka, liha jääb külge, naha lõikame ära. Soolaga lihtsalt määrid sisse ja natukeseks ajaks jätad seisma enne, kui sa hakkad neid pruunistama. Nii, vaata, mis siin on veel. Aha. Kui sul on need ära pruunistatud, ära soolatud, ära pruunistatud, vaata, siis tuleb sul selline asi. Siis tuleb selline asi, et mul on siin nüüd tehtud see eeltöö. Vaata, siin on nad on nüüd pruunistatud kujul, nad on täitsa pruunid. Noh, mitte täitsa pruunid, nad on ikkagi juba nagu tugevalt päikest saanud. Ja siis on selline asi. Nüüd on sul vaja üks teravama nuga. Teravama nuaga lõikad siia nahale sisse ja lihale sellised, ütleme poole sendi sügavuseks, sellised sälgad. Sälgad. Nii. Ja siis paned kuhugi konteinerisse, ma kasutan seda sama konteinerit, kus on hea segada. Näed, nahk on juba krõbe, muidugi ta annab krõbedusest tagasi, kui ma kokku määrin. Nii. Okei. All right. Ja nüüd on selline asi. Nüüd me võtame selle määrde ja selle määrdega koonerdamata
määrime selle eelküpsetatud kana sisse. Ja kui ta on sisse sul määritud, siis sa jätad ta ööseks ajaks jätad seisma. On kasulik ööseks ajaks, aga mitte alla 4 tunni. Jätad selle asja seisma ja siis on sul vaba valik. Kas sa lähed välja, ajad grilli käima vihaseks või teed sa paberi peal ahjus. See on juba täielikult sinu otsustada. Ja niimoodi saab sellest kukekoivast täielik delikaatne tess. Mõnusat rohelist salatit kõrvale. Ja see on asi, mis sind vanduma ei pane. Vaata, ma räägin sulle, siuke lugu oli Tallinnas. Alles hiljuti, kui need õpetajad tegid oma keeleeksameid ja just vene kõnekeelega õpetajad ja väga paljud suurem osa, ülisuur osa ei teinud seda eksamit ära, ei saanud läbi eksamitest. Ja vaata, mina ei saa sellest aru, kuidas saab õpetaja teisi õpetada, kui ta ise ei ole suuteline õppima. Sa oskad mulle seda seletada või? Nii, hea küll see selleks. Ja siis ühesõnaga seal Tallinnas oli üks ehitusobjekt, kus ehitustöö käis ja sinna tuli mingi komisjon. Ja komisjon hakkas kohe seal seda kõige tähtsamat manageeri või brigadeeri või kes seal on. Tänapäeval ma ei tea, ma ehitustööd eriti ei tunne. Tähendab ehitustööd veel kuigi palju, aga neid ehitajaid ma ei tunne. Ja siis probleem oli selles, et seal kõrval on kohe kool ja lasteaed ja nemad pidavad ehitusobjektil kõva häälega ropendama. Ja see brigadeer ütleb siis sellele komisjonile, et see on täitsa vale jutt. Meie objektil ei oska ükski ehitaja isegi eesti keelt, kuidas nad saavad ropendada kõva häälega. Küsimus number 2. Küsimus number 1. Miks õpetajad ei suuda õppida? Ja küsimus number 2. Mille pärast ehitajad objektil ropendavad? Vastust teab vaid tuul. Kui teid huvitas see ploomikaste, siis tehke järgi või makske kinni. Kohtume.